Tartumaa maanoorte igapäevaelu on päris aktiivne, aga ka üsna väsitav ja tiheda graafikuga. Pärast kooli tegelevad noored näiteks jalgpalli, võrkpalli, jõusaali, tantsu, ratsutamise ja muusikaga. Lisaks kulub palju aega õppimisele, kodutöödele ja kontrolltöödeks valmistumisele. Väga oluline osa maanoorte elust on õues olemine, et jalutada, rattaga sõita, metsas käia ja sõpradega olla. Samuti mängivad suurt rolli telefon, videod ja arvutimängud. Kui Tartumaa maanoored saaksid vabalt valida, tahaksid nad kõige rohkem liikuda, sportida ja sõpradega aega veeta ja lihtsalt puhata. Paljud noored ütlesid, et nad tahaksid vähem survet kooli poolt. Väga selgelt tuli välja ka see, et noored ei tunne puudust tegevustest või huvidest, vaid pigem ajast ja võimalustest nendega tegeleda. Kõige suuremate takistustena mainiti koolikoormust, väsimust, ajapuudust ning transporti ja pikki vahemaid. Noored kirjeldasid, et bussid käivad harva, koolipäevad lõpevad hilja ja palju aega kulub lihtsalt sõitmisele või ootamisele. Väga tihti räägiti sellest, et bussid ei sobi trennide või huviringide aegadega ning pärast on keeruline koju saada. Nagu üks noor ütles, kui minu huvialatrenn oleks kooli lähedal ja toimuks peale tunde, läheksin sinna. Vastustest jäi kõlama, et Tartumaa maanoored on aktiivsed ja motiveeritud, kuid nende võimalusi piiravad kõige rohkem pikad päevad, logistika ning see, et aega ja energiat iseenda jaoks jääb liiga vähe.